High-flow süsteemi saab kasutada kahel erineval aparaadil, mida kasutatakse Eestis kõige sagedamini. Esimene neist on Hamilton. Hamiltoni detailid high-flow süsteemi paigaldamiseks. 1 antibakteriaalne filter, 1-liitrine steriilne vett, kahekordne hingamissüsteem, niisutuskamber, veesüsteem ja läbipaistvad turud. Viimane patsiendi hapnikukanüülid, ninakanüülid. Doseeri küünarnuki abil peopesa, 3 millilitri antiseptikud ning hõõruläbi peopesad, käeseljad, sõrmed, sõrmevahend, sõrmeotsad, sõrmenukid, pöidlad ja randmed. Käsi tuleb hõõruda, kuni need on kuivad ning kogu tegevus kestab vähemalt 30 sekundit. Kõigepealt ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse. Pange antibakteriaalne filter. Seejärel kinnitage niisutaja. Ja täitke see steriilse veega vastavalt tootja juhisel. Seadistage hapniku kontsentratsioon ja voolu hulk vastavalt arsti määratud näitajale. Tavaliselt voolu hulk vahemiku 20–100 liitrit minutis. Reguleerige temperatuuri ja niiskustaset. Valige patsiendile sobiva suurusega ninakanüül. Saadaval on erinevad suurused S, M ja L. Pange kõik kokku. Doseeri küünarnuki abil peopesa, 3 millilitri antiseptikud ning hõõruläbi peopesad, käeseljad, sõrmed, sõrmevahend, sõrmeotsad, sõrmenukid, pöidlad ja randmed. Käsi tuleb hõõruda, kuni need on kuivad ning kogu tegevus kestab vähemalt 30 sekundit. Asetage ninakanüül patsiendi nina ning kinnitage see peapaelaga nii, et see oleks mugavam. Kontrollige ka, et peapael ei oleks liiga pingul, sest see võib põhjustada lammatise teket. Kui kõik on õigesti seadistatud, käivitage süsteem ja jälgida patsiendi reaktsiooni. Küsige patsiendi enesetunne ning uurige, kas voolutemperatuur on sobiv. Kui patsient ütleb, et õhku on liiga külm, siis muutke voolutemperatuuri. Kontrollige regulaarset hapnikutaset ja veenduge, et aparaat töötab korralikult. Pärast kasumist lülitage seade välja ja eemaldage kõik ühekordsed komponentid. Puhastage ja desinfitseerige niisutaja vastavalt haigla juhistele. Regulaarne hooldus tagab seadme ohutuse ja töökindlustuse. High-flow hapnikrabi võib oluliselt parandada patsiendi hingamist. Kui teil on tekkinud lisaküsimuse, konsulteerige vastava eriala tervishoiu töötajaga ja järgige tootja juhiseid.